tere tulemast! Täna räägime ühest raamatust, mis, ütleme nii, et selle pealkiri on päris otsekohene. Oswald Spengleri Õhtumaa allakäik. See on teos, mis esitas 100 aastat tagasi radikaalse väite. Meie tsivilisatsioon ei ole teel aina kõrgemale, vaid on jõudnud oma vältimatusse lõppfaasi. Enamik meist on harjunud mõtlema ajaloost kuidagi, nagu sirkjoonest, eks? Et me liigume aina edasi koopa inimesest kuni pilvelõhkujateni, pidev progress. Aga mis siis, kui see kõik on vale? Mida Spengler tegelikult küsib, on see, mis siis, kui ajalugu ei liigugi edasi, vaid käib hoopis ringirattast nagu aastaaedad. Ja siit tulebki Spengleris suur peaaegu et šokeeriv idee. Tema jaoks pole ajalugu mingi üks suur ühine lugu. Ei, see on hoopis galerii erinevatest suurtest kultuuridest ja iga üks neist on justkui omaette elus organism. Mõelge sellele. Igal kultuuril on oma hing, oma saatus ja oma täiesti vältimatu elutsükkel. Sünd, kasvamine ja lõpuks surm. Ja mis kõige olulisem, täiesti eraldi teistes. Okei, aga mis siis teeb ühe kultuuri, selleks kultuuriks? Mis annab talle selle ainulaadse iseloomu? Kuidas on nii, et üks erineb teisest nii sügavalt, nii fundamentaalselt? Spengleri vastus on põhisümbol. See on, kujutage ette, et see on nagu alateadlik tuumidee, midagi, mis on nii sügavalt kultuuri sees, et see kujundab absoluutselt kõike, mida see kultuur teeb, kunsti, teadust, poliitikat, religioni, kõike. See ongi põhimõtteliselt selle kultuuri DNA, selle hingekood. Ja Spengler toob välja mitu sellist suurkultuuri, iga ühel oma täiesti unikaalse alusidee. Näiteks, võtame klassikalise Kreeka-Rooma kultuuri, tema nimetab seda apollonlikuks. Nende jaoks oli kõik keskendunud täieslikule käekatsutavale kehale. Siis oleme meie, lääne kultuur, mida ta nimetab faustlikuks. Meie oleme justkui kinnisideest haaratud lõpmatust ruumist ja igavesest pürgimisest. Ja kolmandana näiteks araabia kultuur, maagiline. Nemad tajusid maailma nagu mingit müstilist koobast, kus valgus ja pimedus on lakkamatus võitluses. Et sellest kõigest paremini aru saada, keskendub Spengler eriti teravalt just kahe kultuuri võrdlusele. See on see eepiline vastasseis apollonliku ehk klassikase hinge ja meie enda lääne ehk faustliku hinge vahel. Just nende kahe võrdlus toob tema teooria tegelikult kõige paremini esile. Ja see erinevus on lausa fundamentaalne. See puudutab reaalsuse tajumist ennast. Apollonliku inimese jaoks oli maailm see, mida sa näed ja katsud. See oli korrastatud, piiratud, tuntud kosmos. Kõik, mis oli sellest väljaspool, seda lihtsalt polnud olemas. Aga faustlik inimene, meie jaoks on maailm lõputu universum. See on avastuste väli, see on pidev tung kaugemale, silmapiiri taha ja veel kaugemale. Spengleril on üks geniaalne lause, mis võtab selle kõik kokku. Alasti kuju on apollonlik, fuugakunst faustlik. Mõelge sellele. Kreekas kultuur, see püüab tabada täieslikku staatilist keha siin ja praegu. See on hetke täieslikkus. Aga näiteks Bachi fuuga, see on midagi täiesti muud. See on helidest ehitatud arhitektuur, mis justkui pürib lõpmatusesse. See on pidevas liikumises ja arengus. Okei, aga kuidas see sügav erinevus siis igapäevaelus välja nägi? Vaatamegi lähemalt, kuidas see väljendus nende kunstis, ajatajus ja isegi teaduses. See kontrast on eriti hästi näha selles, kuidas nad suhtusid inimskehasse. Apollonlik kultuur ulistas staati eest täiuslikuks lihvitud keha. Hing, see polnud oluline. Oluline oli vormi ilu. Aga meie, faustlik kultuur, meie oleme huvitatud portreest. Me tahame näha inimese sisemust, hinge, mis räägib läbi näo. Mõelge näiteks Rembrandti portreele. See ei ole ju lihtsalt nägu. See jutustab terve eluloo, kogu inimese saatuse. Kreeka kuju on see vastu puhas vorm, täiuslikuks külmutatud hetk. Ja isegi nende ajataju oli täiesti erinev. Klassikaline inimene elas põhimõtteliselt ainult olevikus. Siin ja praegu. Mingit suurt muret homse või eilse pärast polnud. Orakel andis vastused ainult kohestele probleemidele. Aga faustlik inimene. Meie oleme ajast lausa haaratud. Meid huvitab suund ja kestvus. Me õpime minevikust ja planeerime tulevikku. Pole siis ime, et just meie leitasime mehaanilise kella, et aega täpselt mõõta ja, kontrollida. See sama erinevus kandus üle isegi teadusesse. Ütleme nii, et apollonlik teadus keskendus sellele, mis asjad on. See kirjeldas staatilisi objekte, nende omadusi. Eukleidese geomeetria on selle ideaalne näide. Faustlik teadus seevastu keskenduks sellele, mida asjad teevad. See on dünaamika, jõudude ja liikumise uurimine. See on meie tahe mõista ja kontrollida loodusjõudu. Vaadake Kreeka templit, täiuslik tasakaal. Ja siis vaadake Koiti katedraali, see lausa trotsiv raskusjõudu,
pürgides taeva poole. Okei, nüüd me teame, kuidas kultuurid erinevad. Aga siin on konks. Spengler väidab, et hoolimata kõigist erinevustest läbivad nad kõik täpselt sama vältimatu elutsükli. Ja Spengler kasutab selleks aastaaegade metafoori. Iga kultuuri elu on nagu aasta. See algab kevadega. Noor, müütiline, religioosne aeg. Mõelge Homerosellise Kreeka peale. Siis tuleb suvi, loomejõu tipp, küps teadlikkus. Näiteks Periklase Ateena. Järgneb sügis, intellekt võtab võimust, tekivad suured filosoofilised süsteemid, nagu Platon ja Aristoteles, ja lõpuks saabub talv. See on viimane faas, mida Spengler nimetab tsivilisatsiooniks. Ja siit tulebki Spengleri kõige kuulsam ja kõige provokatiivsam väide. Tema jaoks ei ole tsivilisatsioon mitte kultuuri tipphetk, vaid hoopis selle lõppstaadium. See on talv. See on see hetk, kus algne loov hing on surnud. Loovuse asendab organiseeramine, laienemine, tehnika. Kultuurist on saanud tsivilisatsioon. Hing on läinud, aga hiiglaslik masinavärk töötab edasi. Ja ta toob välja väga konkreetsed tunnused, mis seda viimast faasi iseloomustavad. Ja kuulake ja mõelge, kas midagi tundub tuttav. Maapiirkonnad asenduvad hiiglastike maailmalinnadega, megalopolistega. Juurtega rahvast saavad juurtetud kosmopolitsed massil, usk asendub materialismiga, rahamõtlemine muutub peamiseks loogikaks ja poliitikast saab lihtsalt võitlus raha ja toore jõu vahel. Ja lõpuks juurteta kihtides muutuvad tavaliseks lastetus ja tema sõnadega rassiline enesetapp. Aga siin on ülioluline punkt, millest tuleb aru saada. Kui Spengler räägib allakäigust, ei mõtle ta selle all mingit moraalset läbikukkumist või katastroofi. Ei, tema jaoks on see lihtsalt bioloogiline paratamatus. See on sama loomulik nagu sügis puu jaoks, mis langetab oma lehed. See on saatuse täitmine, mitte ebaõnnestumine. See on kultuuri elutsükli loogiline ja vältimatu lõpp. Ja see kõik jätab meid ühe üsna provokatiivse küsimuse ette. Spengler nägi seda saatusena, mitte hukatusena. Kas me peaksime seda võtma kui ettekuulutust või hoiatust või on see lihtsalt üks uus ja teistsugune viis, kuidas mõista oma kohta ajaloos? Kas me elame praegu läänekultuuri talves ja kui jah, siis mida see meie jaoks tähendab? See ongi küsimus, mille Spengler meile enam kui 100 aastat tagasi esitas.